Tere kõigile ka minu poolt. Olen siis Anna-Liisa ja räägin teile täna naiste luutihedusest. Ja seda muuhulgas siis ka Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis läbi viidud rakendusuuringu tulemuste taustal. Näete slaidil hulka kolleegide nimesid, kes kõik on panustanud selle uuringu läbiviimisse. Nendest ainult Evelin Mäestu ei ole siis Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, vaid on siis Tartu Ülikooli töötaja. Slaidilt on puudu ka 8 üliõpilase nimed. Suur aitäh teile! Osad neist on oma lõputöö sellel teemal juba ka siis kaitsnud või kevadel kaitsmas, aga nende panus oli kindlasti ka äärmiselt oluline. Nii, aga enne kui ma tutvustan rakendusuuringu tulemusi, siis annan teile tegelikult natukene tausta ka, et mis asi on luutihedus, mis asi on luu hõrenemine ehk osteoporoos. Luutihedus inglise keeles siis bone mineral density lühendiga BMD, et seda lühendite kohtate ka edaspidi slaididel, et see tegemist on siis anorgaaniliste mineraalainete peamiselt siis kaltsiumi ja fosfori sisaldusega luukoes ning tegelikult seda peetakse kõige informatiivsemaks luu tervise näitajaks. Maksimaalne luutihedus tegelikult puusapiirkonnas saavutatakse naistel vanuses kuskil 20. eluaastaks ja lumbaarpiirkonnas kuskil, ütleme maksimaalselt 40. eluaastaks. Kuid selge on see, et peale 30-40. eluaastat hakkab luutihedus vähenema ja seda siis kuskil 0,5% aastas. Mis seda kõige rohkem mõjutavad, mis üldse luutihedust kõige rohkem mõjutab, et 75% ulatuses teeb seda tegelikult geneetika ning ülejäänud 25% siis võib öelda, et suur roll on kehalisel aktiivsusel, eelkõige kasvuperioodil, kus siis noor organism, eriti hüppelisel koormusel, kus siis oma luid põrutab, sellel on tegelikult luutihedusele positiivne mõju ning lisaks kehalisele aktiivsusele siis ka tegelikult toitumine. Ning toitumisest siis me räägime erinevatest, ütleme ka mikro-makrotoitainetest, et meie oma uuringus siis käsitleme nendest 4 kaltsiumit, magneesiumi ning vitamiine siis B12 ja D. Nii nagu eelnevalt sai mainitud, siis kuskil 40. eluaastast hakkab luukoe mass vähenema, et see on paratamatu. Ning naistel on tegelikult luu hõrenemine seotud ka muuhulgas raseduste arvu ja imetamise perioodi pikkusega. Ning ilmselgelt kiireneb luutiheduse kadu siis eriti pärast menopausi. Naistel üldiselt võrreldes meestega on luukoe mass kuskil peaaegu circa 1/3, võib-olla isegi väiksem ning seega võib öelda, et naistel on oluliselt rohkem luumurde, isegi mõnedel andmetel 6-7 korda rohkem kui meestel. Osteoporoosi luu hõrenemist võime me jagada laias laastus primaarseks ja sekundaarseks. Primaarne on seotud erinevate haigustega näiteks, primaarne ei ole seotud, primaarne on seotud vananemisega eelkõige. Et selle vastu me nagu midagi teha ei saa, aga sekundaarne on seotud haigustega, et siinkohal võib tuua siis erinevaid näiteid, näiteks anoreksia, tsöliaakia, alkoholism või kasvajad. Ning sekundaarne on seotud ka ravimitega. Nüüd natukene numbritest veel, et Eestis on 1/3 üle 60-aastastest naistest ja pooltel üle 70-aastastest meestest tegelikult osteoporoos. 2019. aastal moodustasid Eestis osteoporoosiga seotud kulutused tegelikult üle 30 miljoni euro ning aastaks 2034 ennustatakse osteoporootiliste murdude tõusu protsendiks vähemalt +20. Nii et 20% tegelikult võime eeldada, et on meil luumurde tulevikus rohkem. Tegemist on hiiliva haigusega, see tähendab seda, et me tihtipeale ei tea, et meil on luuga probleeme ja see avaldub alles, ütleme, kui meil on tekkinud luumurd. Eelkõige võib siis luumurd olla kas lülisamba lülikehadel või siis reielukaelal, aga meil võib tekkida ka seljavalud või ka ütleme sellised seljadeformatsioonid, et tekib siis küür. Mis on aga minu meelest minu jaoks nagu personaalselt kõige suurem nagu murekoht on see, et viimased andmed tegelikult näitavad, et seoses noorte inaktiivsusega, suurenenud ekraaniajaga enam ei olda nii kehaliselt aktiivsed ning võib-olla ka tegelikult on toitumises probleem, siis arvatakse, et tänapäeval noored enam ei saavuta maksimaalset tervislikku luu tippmassi.
Nii et see on ohukoht ja ilmselgelt tulevikus me võime arvata seda, et luumurde ja osteoporoosi on meil veel oluliselt enam. Nüüd me jõuame meie rakendusuuringu juurde, et üldiselt, kui te vaatate kirjandust, siis luutihedust on väga-väga palju uuritud üle maailma. Enamasti on sihtgrupiks kas lapsed, ülekaalulised lapsed, sporti harrastavad lapsed või eakad. Aga täiskasvanuid tegelikult on uuritud oluliselt vähem. Ning meie uuringu eesmärk oli siis uurida just nimelt täiskasvanud naisi, nende luutihedust ja selle sõltuvust kehalisest aktiivsuse tasemest ja toitumisest ning täna ma siis räägin teile 4 uurimisgrupist, kes meil olid. Esmalt need, kes siis regulaarselt treenivad võib-olla märksa suurema koormusega, see tähendab üle 300 minuti nädalas. Siis need, kes on vähemalt viimasel 3 aastal regulaarselt järginud kommertsiaalset toitumiskava FitLab. Siis olid meil ka üle 65-aastased daamid ning siis kontrollgrupi moodustasid naised, kes olid siis vanuses üle 18 eluaasta, kes regulaarselt treenisid alla 300 minuti nädalas, mõni neist oli ka täiesti inaktiivne ning kes regulaarselt ühtki eridieeti ega toitumiskava ei järginud. Nii, metoodikast, et kehakoostisanalüüsid viidi meil siis läbi, kui kehakoostis sealhulgas luutihedus viidi siis läbi Tartu Ülikoolis ning toitumist sai siis hinnatud 3-päevase toitumispäeviku abil, mida analüüsiti siis Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud Nutridata programmiga. Vereparameetrid määrati meie enda kõrgkooli laboris ning kehaline aktiivsus sai hinnatud rahvusvaheliselt tunnustatud IPAC küsimustiku abil. Uuritavatest nii palju, et täna ma räägin siis 198 naise tulemustest, et ma ei räägi nendest inimestest, kes on kõikvõimalikke muid dieete nagu kasutasid, et ühesõnaga siis circa 200 naist, kellest juttu tuleb. Alustame siis toitainetest, et kehaliselt aktiivsed ja FitLabi järgijad said oma menüüga igapäevaselt siis võrreldes kontrollgrupi ja ka eakate grupiga oluliselt rohkem valku, kaltsiumi ja magneesiumi. Ning eakate grupp ka kontrollgrupiga võrreldes siis enam D-vitamiini, et võime eeldada, et eakad on siis tegelikult teadvustanud meie kliimavööndis selle D-vitamiini vajaduse. Kui me vaatame aga verepilti, siis saab öelda, et FitLabi toitumiskava järgid ja kehaliselt aktiivsed naisterahvad neil oli siis kontrollgrupiga võrreldes kõrgem vereseerum vitamiin B12 tase. FitLab grupil oli võrreldes kontrollgrupi ja eakate grupiga suurem rasvamass. Tegemist on äärmiselt võib-olla isegi ootuspärase tulemusega, sest tegelikult FitLabi järgijad, nende eesmärgiks ongi tegelikult oma kehamassi alandamine ning tegelikult kehaliselt aktiivsetel on nii või teisiti rasvavaba massi eeldatavalt juba vähem. Ning mis oli nagu üllatus oli see, et kommertsiaalsed FitLabi toitumiskava järgijatel oli kõikides määratud kohtades luutihedus teiste gruppide võrreldes parem. Miks see siis nii võib olla? Et nagu eelnevalt nägime, siis üks asi tegelikult on see, et kindlasti nende toitumiskava võib eeldada tasakaalustatud ning nad saavad vajalikke mikrotoitaineid ning teiseks nagu selliseks mõttekohaks võib olla hüpoteetiliselt nende lapsepõlv. Et on teada, et teatud vanuses võib ülekaal tegelikult luutiheduse kasvule nagu positiivselt mõjuda. Et ülekaalulistel lastel võivad olla tulevikus paremad luutiheduse näitajad, kuna nad kannavad igapäevaselt sellist lisaraskust endal turjal, mis võib luudele nagu hästi mõjuda. Ning me võime ju eeldada, et äkki FitLabi järgijad olid ka lapsepõlves ülekaalulised. Aga kindel me selles olla ei saa, sest me ei ole uurinud seda, et see on lihtsalt selline nagu mõttekoht. Millele ma tahaksin nagu eriti tähelepanu pöörata, et FitLab toitumiskava ei ole imeravim osteoporoosi vastu. Et see, ma loodan, kindlasti ei ole see, mis nagu tänasest minu sellest kõnest nagu kõlama jääb. Et tegemist võib olla ikkagi tasakaalustatud ja täpse toitumiskava järgimisega.
Mis aga kindlasti üllatus ei olnud ja nagu siit slaidilt ka näha saab, et eakamatel inimestel on luutihedus madalam ning sinna me midagi teha ei saa. Luumõjuritest rääkides, et kui me vaatame nüüd üldiselt, siis me võime öelda, et loomulikult avaldab luule palju mõju erinevad parameetrid, on see siis kaltsium toidus või selle toidulisandina tarbimine, valgtoidus, toiduga saadav kaaluoraaž, vanus, pikkus, kehamass ning kehakoostise parameetritest muidugi mõlemad, nii siis rasvamass kui rasvavaba mass. Kuid kui me nüüd vaatame seda kaltsiumit toidulisandina, siis me näeme, et seal on üks niisugune miinusmärgikene ees. Et mida see siis tähendab? Et tegelikult me võime öelda seda, et kaltsiumi nii-öelda purgis tarbimisele mingisuguse lisapreparaadi kujul tegelikult on negatiivne mõju. Ja siin ei ole mitte midagi üllatuslikku, seda on leitud ka varasemalt. Et kaltsiumi tegelikult me peaksime saama toiduga. Mis nüüd natukene rohkem üllatuslik oli see, et meie oma uuringuga ei näinud seda, et täiskasvanu kehalise aktiivsusel või kehalise aktiivsuse määral luule midagi sellist väga positiivset mõju oleks. Nii, üldiselt siis, mida me üldiselt võime öelda, et luule kindlasti, ütleme, suurimatest mõjurid on vanus, aga kindlasti ka pikkus- ja kehakoostise näitajad ning siinkohal, mis võiks olla selline nagu mõttekoht, on see, et osteoporoosi tekkeks on ohustatud eelkõige võib-olla lühemad, kõhnemad naised, kes võib-olla ka lapsepõlves pole väga sporti armastanud. Ja teine selline märksõna või koju kaasa võttev sõnum võiks olla see, et kaltsiumi me tegelikult ikkagi peaksime saama toidust ja mitte niivõrd lisaainena. Suvel ühesõnaga ühest osast, millest ma täna teile rääkisin, ilmus ka üks artikkel, see on just nimelt seda kommertsiaalset FitLab toitumiskava järgijate kohta, et see on kõikidele vabalt kättesaadav, nii et kui keegi soovib lugeda, on sellest rohkem huvitatud, siis on võimalik seda teha või pärast ka juurde küsida. Nii, ja nüüd siis on see tänusõnade kohta, et esmalt muidugi alati suur tänu kõikidele, kes uuringus viitsisid osaleda, suur tänu kogu uuringugrupile ja ilmselgelt suur tänu ka Tartu Tervishoiu Kõrgkoolile, kes tegelikult on leidnud võimaluse sellise uuringu rahastamiseks. Nii et aitäh! Suur aitäh! Enne kui saali poole vaatan, küsin, kas tänane lõunapaus, mis meil siin oli piisavalt õige koha peal selleks, et kõigi nende väikeste ja hõredate ja lapsepõlves mitte väga sporti armastanud naiste nimel küsimus esitada? No meil oli siin kala ka, et mina olen selles suhtes hästi nagu vale inimene ütlema, et mis on vale või õige. Et mina leian, et toidu kohta me ei saaks rääkida sellistest lausetest nagu vale ja õige. Et oluline on see mitmekesisus ja mitte millegi võib-olla välistamine ja ka millegi üleliigne eelistamine. Et mitmekülgsus see, et me tarbime kõike, meil on meie toidulaud on mitmekesine ja siis võib-olla ei ole probleeme ka. Aitäh! Aitäh! Saalilt kiireks küsimuseks on ekstra minut. Paneme parem arutelu rakendusuuringute teemal ja jätkame. Suur aitäh, Anna-Liisa! Aitäh!